No nii, tervist kõik Estami jälgijad, kes te olete. Tervitused jälle siitpoolt kaamerat ja sealtpoolt kaamerat. Alustame oma järjekordse episoodiga ja täna seisab meie ees üks põhisüüdlastest, organisaatoritest, miks me klubina nii kaugele oleme jõudnud ja selliseid asju tänasel päeval teeme. Tervitame Mihkelit, kes on meie klubi treener ja samuti üks vaimne isa. Aga küsime siis mõned toredad küsimused Mihkli käest, et miks ta siin on ja kus ta siia üldse sattunud on. Ning alustame, ma arvan. Mihkel, kirjelda, kuidas sa klubi juurde jõudsid ning mis ajendas treeneri ametit valima. Kuidas selline otsus üldse sündis? Kas sul on eelnevaid kogemusi või oled näiteks mõned koolitused läbinud või miskit sellist? Ma tahaks alustada sellega, et ma ise ennast veel päris treeneriks ei nimetaks. Sellepärast, et treeneriks ma ennast nimetama alustaks siis, kui ma saaks selle lõpuks paberi kätte, mis on tegemisel. Aga kuidas ma siia jõudsin? Suuresti jõudsin ma siia nagu Simogi. Ehk siis koos me ühes tiimis lühikest aega mängisime. Silma jäi siis selline asi, et ega sealt trennides suurt midagi peale mängimise ei tehtud. Tuldi kokku, igaüks venitas nii nagu oskas kuskil nurgas, kes üldse venitas, mõni mees tuli otse kuskilt autoroolist hüppas mängule ja alustati mängimist, ehk siis trennid toimusidki ainult mängide ees. Mis minu arust on natukene siukene vale lähenemine asjale, sest mängijaid meie tasemel on tasemetest niivõrd erinevaid. On poisse ja kutte, kes on oma tasemet väga kõvad, triblavad, möllavad palliga igatepidi, nii et tolm on taga. Aga samas on võib-olla natukene tagasihoidlikumad poisid, kes ei ole nii osavad. Siis pahatihti mängus on see olukord, kus nad jäävadki nende osavate meeste varju ja mõni mees, kes tuleb trenni, kus toimub ainult mäng, saab trenni jooksul võib-olla pallipuuteid 2. Ja see ongi lühidalt põhjus, miks me siin oleme Estami Unitediga, et seda asja muuta natukene. Et läheneda asjale natukene teisiti, natukene siis võib öelda professionaalsemalt, et ei oleks lihtsalt mingi punt, saame kokku, mängime jalkat, lähme laiali ja kõik on hästi. Et niimoodi ma siia jõudsin, Simoga me siis mingi hetk arutama hakkasime seda asja järjest tõsisemalt ja siin me nüüd oleme. Varasemaid kogemusi, kui sa küsid, treeneri koha pealt ei ole. Küll on, ma eeldan, et iga üks, kes meist natukenegi jalgpalli koos on istunud teleka taga, vaadanud kas siis oma lemmikklubi, kelle iganes riigikoondise mänge ja kehva mängu järel hakanud siis kas isekeskis või sõpradega arutama, mida see peatreener valesti tegi. Et mida sina teeksid teistmoodi, et see tulemus oleks hoopis teistsugune. Näiteks. Ja see oli näiteks üks variant ja teine variant, kuna ma enamus oma elust olen mänginud väravas, siis pahatihti väravas, mis sa teed? Kui sinu poole rünnakut ei toimu, siis sa seisad seal väravas, sa jälgid seda mängu. Annad juhiseid, karjud, miks siis mitte teha seda näiteks väljaku ääres ja kogu tiimi juhendada siis nii-öelda natukene pingevamalt ilma selle hirmuta, et üks hetk, kes pall sinu selja taga maandub. Et põhimõtteliselt siis tugitoolist sirgunud treener, kes tahab asju praktikasse ka rakendada, umbes nii. Täpselt nii, ehk siis tugitoolist ja nii-öelda siis postide vahelt arenenud, ise hakanud treener. Vägev. Aga mis sind üldse motiveerib selle treeneri ameti puhul ja millised on üldse eesmärgid seoses sellega, kuhu plaan jõuda, mida taotled? Ma arvan, nagu iga juhendaja, ma endiselt ei tahaks end treeneriks nimetada, iga juhendaja, treeneri motivatsioon on ju tulemus. Ehk siis, kas see tulemus on siis mängu tulemus, kas see tulemus on see, et kutt, kes on sul tulnud trenni 2 kuud tagasi, esimesed pallipuuted olid kilomeeter endast eemaleine, siis järgmine, et nüüd ta juba võtab selle palli ilusti omaks, kontrollib seda palli, siis see on ka tulemus. Ehk siis ma arvan, et see ongi see motivatsioon. Vaadata, kuidas arenevad mängijad individuaalselt
ja vaadata, kuidas siis areneb sinu meeskond. See on kõige suurem motivatsioon minu jaoks. Tulevikuplaanid. No, tulevikuplaanid on hetkel sellised, et vaatame, kaugele me selle klubiga läheme. Ega pikemaid plaane me ei pane. Mul ei ole kindlasti mingit sellist plaanit üks, et ma tahan olla, ma ei tea, Eesti koondise peatreener või mingi selline asi. Et ma ikkagi katsun jääda realistiks, et suuresti ollagi harrastus, punti juhendaja treener. Aga noh, mine tea, tugitoolist sirgunud, nüüd juba harrastusspordivõistkonna treener, nii et never say never on ju? Never say never. Okei, nii. Aga ehk kirjeldad lühidalt klubi treeningprotsessi, korraldust, kuidas üldse treeningud on üles ehitatud? Noh, protsess on lihtne, nagu ma ennist rääkisin, et enamus pundid saavad kokku, mängivad jalgpalli, siis minu igasugune huvi on, et see nii ei toimuks. Ehk siis nii palju, kui minul on sõnaõigus, kuidas trennid käivad, siis kunagi ei saa olema niisugust trennid, tuleme kohale ja hakkame kohe mängima. Alustame soojendusega, ehk siis soojendus hästi oluline, vältida ka isegi harrastustasemel, kui me 2 korda siin hetkel kokku saame. Soojendus on hästi oluline, et vältida vigastusi. Alustame kõik koos soojendusega, see loob nii-öelda meeskonna ühissidet. Seejärel vastavalt trennile katsume teha siis individuaalset tehnikat, ehk siis söödud, löögid, erinevad liikumised. Kindlasti iga trenn prooviks sisse panna siukse mängulise, kas see on siis nii-öelda asetusega palliplatsil mingi siukene harjutus või siis rondo, midagi taolist, palli hoidmine, muu selline, mis on ülioluline. Ja lõpetuseks siis siukene, et ei oleks siis päris, kuidas ütleme, kutik, kes meil trennis on ju, tahab ka mängida, kõik tahavad mängida. Et siis iga trenn me ikkagi lõpetame mänguga, et anda siis natukene poistele seda mängurõõmu ka. Ja lisaks sellele mängurõõmule mängu ajal kõike seda praktiseerida, mis me ennist siis soenduste harjutuste raames. Mäng on treeningu osa, aga kindlasti mitte kõige parem variant nendest. Aga millised on sinu kui treeneri jaoks ja klubi jaoks mängijate kõige olulisemad omadused, mida väärtustad? Ei saa üle ega ümber, et kõige tähtsam mängija juures tema omadus on osata mängu lugeda. Ehk siis no, kõik mängijad, kes on oma ala parim, kõik neid seob üks asi, see on see, et oskus lugeda mängu õigel hetkel. Ja minu jaoks ongi hästi oluline see, et kui mängija enne palli saamist teab juba, mis ta selle palliga edasi teeb ja ma näen seda kõrvalt, siis see on see, mida ma kõige rohkem väärtustan. Jah, sinna järgi tulevad kõik need tehnilised oskused, aga üldjuhul aeg on näidanud, et sa võid olla hästi kõva triblajamees, vihvamängija, panna trikke sinna-tänna, lähed ühest meest mööda, teisest meest mööda, aga kui sul ei ole õrna aimugi, kuhu selle palliga lõpuks jõuda tahad peale selle, et sa ainult triblad sellega, siis ega sa kaugele ei purjeta. Samas kõrval teine mees võtab palli omaks, teeb 1-2 puudet, lükkab selle palli kuhu ilusti laksti paika ja on asi korras. Et veel kord, oskus lugeda mängu ja teada, mis toimub sinu ümber, on minu arust üks kõige tähtsamaid asju, mida jalgpallur peab oma oskama. Ja kas võib olla üks hästi oluline osa võiks ka olla mingid isikuomadused kui sellised, et sa ennist rääkisid ja osad vennad on individuaalsed, aga see lähenemine ja suhtumine on nagu võistkonnana. Jah, kindlasti on hästi oluline osa ka see, et taaskord me oleme muidugi harrastajad, aga ka harrastajana on asjasse suhtumisi erinevaid. On kutte, kes tulevad trenni, trillalla, kas sa näed, et ega ta väga siia ei panusta, tema eesmärk ongi tulla siia lihtsalt palli veereda. Aga kõrval on sul kutt, kes võib-olla ei ole nii osav ja laseb stange läbimärg, laseb kõrval, jookseb palli järgi, kuulab, mis sa räägid talle, vaatab kõrvalt, õpib, siis see on ka üks omadus, mida ma kindlasti hindan rohkem kui seda trillalla. Väga äge. Aga kuidas sa ise hindad seni tehtud ja mis pakub kõige enam rahulolu? No seni tehtuga ei saa ju kuidagi mitte rahul olla. Eelmises videos siin Simo ju mainis, et läbisime ametlikud mängud kõik kaotusteta. Oli sõpruskohtumisel hetki, kus muidugi karikamängud, neid me ju ei võitnud.
Aga laias laastus ma olen pigem rahul sellega, et see protsess alates sellest hetkest, kui me esimene kord kokku saime, kus see sats oli ja kus see sats on nüüd, pigem ma olen sellega hästi rahul. Et vaadates just neid mängijaid, vaadates seda suhtumist, seda tahet ja eriti rahulolu pakub muidugi see, kui sa oled midagi teinud ja kutid tulevad, ütlevad sulle, kuradi hea trenn oli täna või ütlevad, et sa oled head tööd teinud, see on ka muidugi hea rahulolu. Aga eelkõige ikkagi see, et kuhu see klubi jõudnud on. Ja kas sa oled reaalselt sellist tagasisidet mängijate puhul saanud? Kus tullakse ja surutakse kätte? Jaa, muidugi selles suhtes, et kutid on andnud ausat tagasisidet, on olnud nii head kui negatiivset tagasisidet, aga ma ütlen, tagasiside on oluline, ise kui see on negatiivne, sellest tuleb õppida. Ja minu sõnum ongi, pigem, kui sulle ei meeldi trennis mingi asi, tulge ütelge, ma võtan selle alati vastu, katsun areneda, sest kui kõik teevad nägu, et on trullalla, ei meeldi, siis ju ka mina ei arene. Et nii on paraku. Ja lõpetuseks kõige ägedam küsimus. Miks on just Estham United kõige ägedam klubi, kuhu peaks keegi trenni tulema? Sellepärast, et kui me 6 aasta pärast Eesti meistritiitli karikülast tõstame, siis ma usun, et igaüks seal teisel pool ekraani tahaks sellest pidustusest osa võtta. See on see üks põhjusi, miks meiega liituda. See oli nagu kunagi öeldi välja veksel Ott Tänak maailma meistriks ja nüüd see on juhtunud. Täpselt nii, aga ma ei kutsu ainult meie treeningutega liituma, ma kutsun ka kõiki teid, kes te seal teisel pool ekraani olete. Jälgige meie tegemisi Facebookis, kindlasti YouTube'is. Tulemas on põnevaid videosid ja tegemisi ning kui hooaeg pihta hakkab, siis julgelt punt kaasa väljaku äärde, kõva kisa ja aitame Estham Unitedi meistriks. Väga lahe. Ma arvan, et sellega on õige hetk lõpetada ja jäädma ootama juba järgnevaid inimesi, järgnevaid etteasteid, järgnevaid mõtteid ja kõike muud sellist. Kohtume! Kohtume!